Tere minu poolt, minu nimi Taavi Ilukas, olen riigipilve juht. Ja ennem kui ma hakkan rääkima, kuidas riigipilve siis tegelikult läinud on, ütlen, et mul on hästi hea meel näha, et teid on siin nii palju. Järelikult on huvi RIT-i ja riigipilve vastu endiselt suur. Ja kui oli küsimus, et millest ma hakkan rääkima, siis ma tegelikult tahakski rääkida, kuidas siis tegelikult läinud on. Ennem aga, mis on siis uut võrreldes eelmise infopäevaga, eelmine infopäev oli siin samas ruumis 2. veebruaril, siis vahepeal on juhtunud see, mida kordselt on siin juba mainitud, et riigipilv liikus RIT-i. See oli märtsi alguses ja eraldi toon välja siis ka selle, et mai alguses kolisime RIX-i Hädala kontorist RIT-i kontorisse Lõõtsa 8a. Miks ma selle eraldi välja toon, et meile tegelikult tähendas ikkagi sellist nädalajast peatolekut ma ei ütleks, aga me pidime asjad kontoris pakkima, autodesse panema, lahti pakkima, oma uued lauad leidma, saama selle rütmi sisse. Nii kaugele, et hommiku pidi vaatama, et ikkagi õigesse kohta tööle läheks. Ja mis on veel oluline minu jaoks, et mis on siis muutunud võrreldes selle eelmise infopäevaga kogu see küberolukord. Et see, mis 24. veebruaril hakkas, oli selge, et see ei ole ainult kahe riigi vaheline sõda, kübersõda on ilma piirideta. Ja ma panin sinna anonüümuse logo ja ma ei ole mitte kunagi olnud nagu nii kursis anonüümuste tegemistega kui siis veebruari lõpus. Ma tõesti kuu aega erinevatest kanalitest hoidsin kursis ja vaatasin seda selle pilguga, mida kõike võib teha. Kui kiiresti Kaitseministeeriumist andmed välja võeti ja kuni siis sõna otseses mõttes, mille peale me isegi ei tule. Ma olen alati öelnud, et minus ei ole seda häkkerisoont, et minna tankurisse sisse ja kirjutada selle väikse ekraani peale omas loosung. Et sain ka ise palju targemaks ja ühtlasi, kui nagu siin võib öelda, et magama minnes, siis mõtled, et ei tea, mis hommiku juhtub. Aga kui need on need, mis on nüüd uued, et siis vaatas ka see, mis on jäänud samaks. Kasutame jätkuvalt RIX-i juhtimiskeskuse teenust, oleme teenusega rahul. Ja kui me räägime nüüd sellisest L1-st, et klient helistab, siis tegelikult RIX-i juhtimiskeskus, kes juba teadis protseduure, kuidas käib, et kõik see pool läks väga valutult üle ja suur aitäh RIX-i juhtimiskeskusele. Lisateenused enne liikumist riigipilve siis RIT-i oli põhiline teema oli lisateenused. Kas lisateenused jätkuvad, kui nad jätkuvad, mismoodi nad jätkuvad. Me kogu aeg kinnitasime, et lisateenused jätkuvad, siis täna ma olen siin, et ütlen, et jah, lisateenused jätkuvad, sest kui erasektoril on olemas kompetents, siis me kasutamegi seda. Me tahame pakkuda head teenust, me tahame pakkuda kvaliteetset teenust. Kui see lisateenus annabki lisaväärtust meie kliendile, siis see lisateenused ongi see koht, kus RIT, riigipilv teeb erasektoriga koostööd. Ja see koostöö on väga hea siiamaani. Ja mis on veel jäänud samaks? Andmekeskused. Ma nüüd ei tea, kas see maiga alguse kontori kolimisega, aga siin suve alguses ma sain päris palju küsimusi, et kuhu nüüd riigipilv oma serverit kolis. Et siis ma kogu aeg pidin kinnitama, et riigipilve serverid on endiselt RIX-i andmekeskustes, Hädalas ja Suurupis. Teenusega jällegi väga rahul, ei ole olnud seal ühtegi katkestust. Ja kui ma nüüd räägin, et mis on jäänud samaks, siis kahjuks üks asi on jäänud kahjuks samaks. See on OpenStacki versioon. Mulle algul tundus, et see on ju imelihtne, et hakkame otsast uuendama. Tundub, et see tee on üks paganama pikk olgata tee. Aga kuidas me siis täna toimetame? Oleme juurutanud siis klassikalist haldusmudelit, et meil on level 1, level 2, level 3. Level 1 on meil 2 inimest täiskohaga ja lisaks siis RIX-i juhtimiskeskuse teenus, kes katab siis 24 tundi ära. Level 1 liigub info L2. L2 on jällegi 2 inimest 100%-ga riigipilvega tegelevad, kes siis kergemad asjad lahendavad ise ära ja raskemad suunavad siis L3-le edasi. L3-s on siis kokku 3 inimest täiskohaga. Ja me alustasime tegelikult ju L1 ja L3-ga, seda L2 meil ei olnud, siis augustis võtsime L2, vaatasime, et meil lihtsalt eksperdid ei saa enam teha planeeritud töid, nad on kogu aeg, tulevad sisse kliendi tiketid, et saada nendele selline töörahu ja rütm. Siis võtsime L2, nii et toimetame täiesti klassikalises mudelis. Ja see on riigipilve tiim. Siit on jäänud välja arhitekt, ma teda siia pannud, sest see on just kliendi vaates. Aga me ei ole üksi,
meil on tugev seljatagune, RIT-is käis number läbi 46, siis erinevad osakonnad, on need siis võrgu, Linuxi, infoturve osakonnast, samuti inimesed on kaasatud, et see ei ole niimoodi, et RIT-is on üks nurk, kus on riigipilve meeskond, ajavad oma asja. Et nii see ei ole. Lisaks aitavad meid veel RIX-i võrgutiim, konsortsiumi päevilt, töö hea korralik, teevadki edasi, et nimetame neid partneriteks. Lisaks saame partneriteks veel öelda veel OpenNode'i tiim, et aeg-ajalt on mul tunne, et kui nüüd konsortsiumist riigipilv liikus RIT, et siis OpenNode'i jaoks vist ei muutunud küll mitte midagi. Et super. Ja Ericssonist arhitekt käib meil samuti kaasas, oma asjadega kursis, annab nõu. Et see on siis kogu see tiim, kes tegelikult siis toimetab. Ja kui me räägime üldse siin tiimis, siis riigipilve tiim on tugev tiim. Ma ütlen, et saavad aru, et riigipilv püsib nende õlul ja 2 nime ma tooksin küll välja siin teie ees ja ütleks suur aitäh, Ave ja Marvin. Et teie olete küll siuke, mul tundub, et teie peaksite hoopis siin rääkima, mitte mina. Et suur aitäh teile. Aga lubasin rääkida, kuidas siis tegelikult läinud on ja kuidas siis seda mõõta, seda läinud on. Ja mõtlesin, et vaataks ressursikasutust. Ressursikasutuse graafid on siis, vaatasin, et vaatame virtuaalserverite arvu ja mitte ei vaata kogu arvu, vaid siis maksvaid kliente. Ja see kasv on olnud meil 57%. See on väga hea tulemus, aga kui midagi on väga head, siis sellel alati käib midagi muud kaasas ka. Ehk siis suurem koormus taristule. Ja see on, ütleme siis, millega me oleme tõesti augustikuus ilmesti seisnud, et kui on ülekoormus, siis asjad lähevad aeglasemaks, see on meile tekitanud päris palju peavalu. Tarnetega on ju tänapäeval väga lihtne. Kiired tarneid ei ole. Ja kui keegi ütleb, et vaatab seda graafikut, et loomulikult te tõusete, et teil on ju konsolideerimine, teil on ajakava ja kõik on ju ilus, siis tegelikult siin graafikus konsolideerimist kui sellist ei ole. Kui ma mõtlesin, ma räägin, kuidas tegelikult läinud on, siis tegelikult peaks vaatama ka kliendi pöördumiste mahtu. Ja panen ette graafi, mis vaatab siis märtsikuust kuni augustini. Ma olen toonud välja eraldi tellimused ja intsidendid. Üleval on siis ka kogumaht, kogu mahust on väljas infopäringud. Ma pidasin, et see ei ole oluline, aga lihtsalt näitan siis seda kogupäringut. Et siis meil tegelikult on näha kohe, et aprillis hakkas kohe tõusma meil siis tellimuste arv, intsidendid tulid natuke alla ja tellimused läksid kuni suveni. Ja suvi tuli peale, on väga selgelt näha, kuidas on siis päringute, tellimuste arv on alla tulnud. Intsidentide osas, et kui ma rääkisin, et taristule on suurem koormus, siis tegelikult see siin augustis ka kajastub, et intsidendid on läinud ülesse. Selge see, et kui kusagil on aeglus, siis aeglusel ühe kliendil see on mitmel. Et kui siit augustist võtta välja, siis ütleme selle koormusega seotud intsidendid, siis tegelikult on see ilusti ka seal 20 piirimail. Kui nüüd vaadata pöördumist SLA-d, siis ma panin see meelega jaanuari-veebruari ka, et tuleks võrrelda, kuidas siis ennem oli. Et paistab väga selgelt tegelikult siin välja, et märtsikuus oli natuke peataolek. Tulid alla nii siis tellimuste kui intsidentide siis käsitlemine. Ja aprillis lausa 50% ulatuses siis täitsime ära siis reageerimise. Ma panen, et me oleme omale seadnud eesmärgiks, et 15 minuti jooksul, kui tiket tuleb sisse, peab olema reageeritud. Ja KPI-na ütleme, et 95% siis peab olema täidetud õigeaegselt. Kui me vaatame siis tellimuste osas, võib päris rahul olla. Intsidentide osas me oleme nüüd teinud tööd ja oleme saanud ka sellise rütmi juba kätte. Et siin, kui me vaatame seda 50, mis siin aprillis oli, siis seal 50 juures ei olnud see niimoodi, et me ei teinud midagi. Seal tegelikult oli väga palju see, kus tiket jäi sulgemata. Kõik oli korras, aga sulgemata. Siis me ei hakanud seda, nagu öeldakse, et statistikat võid uskuda ainult siis, kui sa oled ise seda muutnud. Ma ei muutnud seda meelega. Mõtlesin, ma kommenteerin ära, et muidu oleks see 50 läheks kõrgemale, aga see ei ole tegelikult see pilt, mida te võib-olla näha tahate, sest et arvud on justkui midagi muud. Ja kui mõtlesin, et veel, et kuidas siis tegelikult läinud on, siis räägiks paar sõna ka rahvusspordist.
millest kõik räägivad tänapäeval? Mis on rahvussport? Elektri hind, just nimelt. Eile õhtul 11:30 mulle tuli arve. Ma minut aega mõtlesin, mida ma peaksin välja lülitama, mida peaksin lastele ütlema, et kuulge, ärge tehke nii tihedat süüa. Elektri hind on ju tegelikult tõusnud. Panin siia kõrvale siis riigi pilvetaristu elektri hinna, mis me siis oleme tulnud. September on nüüd prognoosiga. Ma ei ole veel arvet kätte saanud, aga ligilähedalt sinna on. Nüüd teiselt poolt, kui me vaatame, tarbimine on meil tõusnud. Ma rääkisin, et taristu on suurema koormuse all, siis ka siin on september teise värviga, on prognoos. Ma olen tarbimise kätte saanud, see tuli 1000 kilovatti madalam. Aga kui 2 kõrget graafikut kokku panna, siis me saame väärtuse ja selle väärtuse taha me saame kirjutada eurod. See on riigipilve elektrikulu. Jällegi september on prognoos, võib-olla tuleb siis natuke alla. Et kui mõni ütleb, et elektriarved on sellised, et 0 tuleb lõppu, siis mina saan öelda, et meil 0 lõppu ei tule. Meil tuli 1 ette. Algul 4000, nüüd on 14 000. Aga riigipilve poolt, kui vaadata nüüd kliendi seisukohas, siis klientide jaoks hinnamuutust ei ole. See on see, mille kallal me teeme tööd, et leida need ressursid, et me ei peaks hinda tõstma klientide jaoks. Et võib-olla siis, kui teha nii-öelda reklaamjutu, siis ma saaks öelda, tulge riigipilve, ei ole teil suuremaid halduskulusid. Ja pikalt ma ei luba. Nii juht ütles. Ja käin kiiresti veel läbi ka tõrked. Selle 7 kuu jooksul on olnud meil 14 intsidendi siis põhjuste raportit olen pidanud kirjutama. Seda on palju, seda on väga palju. Kui ma hakkan siia sisse vaatama, siis mida ma näen? Tegelikult 13 RFO-d on füüsiline riistvaraga. Ma kaevan veel sisse, ma näen, et tegelikult pooled RFO-d olid seotud ühe ja sama võrguseadmega. 3 tükki neist ühe ja sama serveriga. Meil on olemas siis 2 raidikaardiriket, mis tulid välja ja viimane RFO, mis tegime, oli ECC mäluparandusveaga. Siin ütlen ära kohe, viimane oli vist magnettorm, sest et panime MM-testid tööle, viga enam ei tuvastatud. Ja nüüd te küsite, mis see 1 on? Või ei küsi keegi, lähen hüppan edasi. Tüüpilised eestlased ainult naeravad. Loomulikult 1 on rünne. Ma kirjutasin sinna alla väikselt, et natuke riigipilv ühest. Siis käin kiiresti riigipilv ühest, meil on aeg täis. Riistvarahanked on lepingud sõlmitud, ootame tarnet, serverite võrguseadmetele selle aasta lõpuks peaksid tulema. Nii. Selle esimene asi, mis me teeme, ühtlustame võrgud ära. Meil tegelikult on ühes saidis juba jookseb juba STN-i võrk, toome selle STN-i võrguga teise saiti, mis teeb meie halduskoormus väiksemaks. Täiendame platvorme Windowsite masinatele, tahame panna VMware'i kõrvale ja iseteenindusplatvormi kaasajastamine. Ja viimase slaidi ma panin siis kiiresti rohkem ei räägi teile ühest. Ei tõesti läheks. Aitäh, küsimusi, kui jõuame. Tagareas kohe käsi püsti. Ja tere. Tahtsin küsida, et kas olete mõelnud ka variandile, et tulete oma riistvaraga. Et kuna riistvara on vähe, siis toote siis oma riistvara kaasa? No jaa, meil ka seda ikkagi ei lubaks, et me ikkagi vaatame, riistvara peab olema ühtlustatud. Et jällegi, see on nagu lennukipark, eks ju, et parem on opereerida ühe lennukimudeliga, kui sul on 7 lennukit ja 7 mudelit. Tegelikult on riistvaraga täpselt samamoodi. Et meil praegu on riistvara kirjusus. Loomulikult selle ehitamisel ta läheb korraks kirjemaks, aga pikem plaan on ikkagi ühtlustada ära. Aitäh! Kiire küsimus ka online'ist. Mida täpselt nende jõudlusprobleemidega ette võetakse? Oleme juba ette võtnud, et kõva häälega ei saa öelda, aga ega serverid pole maa pealt kadunud. Oleme leidnud täiendavad siis compute nõude ja nende panekuga saime selle mure kaetud. Selge, aitäh! Pean su juttu lõpetama.